Lugemine Püha Luuka evangeeliumist 10. peatükist. Üks seadusetundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis: õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu? Aga Jeesus ütles talle: mis seaduses on kirjutatud, kuidas sa loed? Tema vastas: armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligimest kui iseennast. Siis Jeesus ütles talle: sa oled õigesti vastanud, tee nii ja sa elad. Tema aga, tahtes iseennast õigustada, küsis Jeesuselt: ja kes siis on mu ligimene? Jeesus ütles kõnelust jätkates: üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeeriko poole ja sattus teeröövlite kätte. Kui need olid ta riided röövinud ja talle hoope andnud, läksid nad ära, jättes ta poolsurnuna maha. Juhtumisi tuli keegi preester sedasama teed ja kui ta teda nägi, läks ta kaarega mööda, nõnda samuti ka leviit, kui ta sattus sinna paika ja teda nägi, läks ringiga mööda. Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis temani ja teda nägi, hakkas tal hale ja ta astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja veini, tõstis ta oma muula selga, viis öömajale ning kandis hoolt tema eest. Ja järgmisel hommikul võttis ta välja 2 teenarit, andis need peremehele ja ütles: kanna tema eest hoolt. Ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi tulles. Kes neist 3 oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte? Seadusetundja ütles: see, kes tema peale halastas. Jeesus ütles talle: siis mine ja tee sina nõnda samuti. See on püha evangeelium. Kiitos olgu sulle, Kristus. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala Isa armastus ja püha vaimu osadus olgu ja jäägu meiega. Aamen. Istuge. Tänane evangeelium lõpeb Jeesuse sõnadega seadusetundjale, kes oli tulnud teda kiusama või proovile panema: siis mine ja tee sina nõnda samuti. Ja nagu see paljudel muudelgi kordadel Jeesusega on, et need, kes tulevad teda proovile panema, testima, kiusama, missuguse vastuse ta siis näiliselt keerulistele küsimustele annab, ta keerab selle peegli nende endi ette, nõnda, et see seadusetundja peab nüüd ise sinna vaatama ja ennast proovile panema, kas tema on see, kes on valmis nõndamoodi toimima. Ja tegelikult võiks siia ka tänase jutluse lõpetada ja öeldagi: mine ja tee sina nõnda samuti, nagu siin räägitakse. Aga kuna pühapäevase missa juurde kuulub jutlus, nii nagu ka armulaud ja mitmed teised teenistuse osad, siis ma siiski mõne nõuande või osunduse pigem selle Jeesuse imperatiivi kohta jagan, kes kutsub meid toimima nõnda, nagu see samaarlane, kes halastas läbi peksnud poolsurnud mehe peale ja kandis tema eest hoolt. Esiteks, kus see meie halastus algab, millest ta algab või küsides siis teistpidi, mis seda takistab, siis mulle tundub, et siin tuleks viidata millelegi, mis on just spetsiifiliselt omane meie ajastu elulaadile ja toimetustele.
Ja see on see, et üks asi, mis kindlasti empaatiat, halastust, kui mitte lausa võimatuks ei muuda, siis väga tugevasti pärsib, on see, et meil enamasti ei ole kellegi ja millegi jaoks piisavalt aega. See on meie kiire, toimetuste rohke, impulsside, mõtete ja tunnete rohke elu, kus kogu aeg üks tegemine ajab teist taga, üks kohtumine ajab teist taga, üks suhe ajab teist taga. Ja ega eriti seal tee ääres ringi vaadata, et kes need inimesed siis on ja mis olukorras nad on ja mis nad meid vajavad, ei ole aega. Või siis napib ka süvenemist. Sest ma usun, kui me vaatame oma enese kogemusele, kas siis inimestele meie ümber või ka iseendale, kui meil on aega pühapäeval enne teenistusele tulles ja oma patu tunnistamist mingilgi määral tegelda siis pihipeegli või süümejuurdlusega, siis enamasti ei jää ju head teod või halastusteod tegemata mitte sellepärast, et me kõik nii kalgi südamega, nii tundetud ja kurjad oleksime, vaid me lihtsalt ei taba õiget hetke, ei oska nii-öelda lugeda kaasinimese vajadusi, meil pole lihtsalt aega. Kui siin öeldakse, et seda teed mööda, kus too läbipekstu lamas tuli juhtumisi keegi preester ja siis hiljem ka leviit, kes lähevad ringiga mööda, siis mõned Uue Testamendi kirjaseletajad on viidanud sellele, et nendelgi, kui nad seda teed käisid, läksid Jeerikost Jeruusalemma, siis võis neid ees oodata tähtis asjatoimetus, nimelt templiteenistus. Ja neil ei olnud lihtsalt võimalik, kui ei oleks kaalule pannud selle, et see ära jääb, et sa sinna minemata jätad, hakata aega viitma. Ja küsimus ei olnud ka ainult ajas, vaid verega või ka arvatava laibaga kokkupuutumine oleks neid rüvetanud nõnda, et nad ei olekski saanud issanda palke ette templisse teenima minna. Mine tea, kas see seletus peab paika või mitte, aga igal juhul ta viitab sellele, et inimesed, kes on ülemäära hõivatud, plaanide kohaselt tegutsevad, nad ei suuda reageerida olukordades, mis sellest tänasest päevaplaanist või tegevusnimestikust väljapoole jääb. Aga ega lugu ei ole palju parem ju ka nendega, kes on pensionärid või puhkusel. See võib tunduda küll, et ülesandeid, mida sa pead palga eest tegema, on vähem, aga ikkagi on terve hulk teisi teemasid, suhteid, mis meie elu täidab. Ma usun, me kõik oleme väga täpselt kursis sellega, mitu drooni on Poola või Rumeenia piiri ületanud ja mitu neist on alla lastud ja mida selle peale on arvanud NATO peasekretär või USA president. Meil on väga täpne ja reaalajas täienev ülevaade väga paljudest asjadest, aga selle lihtne tulemus on, et inimesed meie kõrval, füüsiliselt me võime neid märgata, aga mida nad tegelikult vajavad, ja eriti siis, kui nad on sellised tüüpilised eestlased, kes ütlevad, et ei, kõik on korras, väga hästi. Kui eestlane oleks seal lamanud ja too samaarlane oleks küsinud, et kuule, kuidas läheb, kas ma saan sind millegagi aidata, eestlane oleks öelnud, et ei, väga hästi on kõik, siin pikutan lihtsalt natuke, puhkan jalga, siis lähen jälle edasi. Ja kui sa siis seda juttu uskuma ka veel jääd ja vaatad, et nii ongi, siis jääb abi andmata. Nii et võib-olla esimene selline osundus või viide või kas nüüd just nõuanne, aga osundus meile kõikidele on, et kui me tahame õppida halastust ja empaatiat, siis sellise tohutu kiirustamise, hõivatuse ja sehkendamisega nii-öelda see küll kuidagi kokku ei käi. Tuleb alustada võib-olla päris väikestest asjadest, kas või näiteks sellest, et jätad
nutitelefoni õhtusöögilauda minnes või pühapäeval kirikusse tulles koju, või siis näiteks sellest, et selle asemel, kui kellegagi kokku saada, hakata kohe endast rääkima, tunda huvi, et kuidas siis teisel päriselt läheb ja mitte leppida valvevastustega. Teine osundus, mis minu meelest on väga iseloomulik ja oluline selles loos, on, et samaarlane ei asu selle läbipekstud mehega mingisugusesse dialoogi. No muidugi siin öeldakse, et ta lamab poolsurnuna maas ja võib juhtuda, et ei olnudki võimalik üldse midagi rääkida. Aga tegelikult, kui me vaatame ka paljusid teisi lugusid, kus Jeesus inimesi aitab, kus ta neid tervendab. Ja meil on jäänud mulje Jeesusest kui mehest, kes väga palju rääkis. Tundub, et ta muud ei teinudki, kui aina rääkis ja õpetas, sest tema sõnad ja kõned on evangeeliumides, ju ära toodud. Aga kui me vaatame, kuidas Jeesus näiteks teeb nägijaks pimeda, see on ainult üks küsimus. Mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Ja mees vastab, issand, et ma jälle näeksin. Ja ei tule sealt mingisugust loengut sellest, kuidas karma on selle pimeda kätte saanud või milliseid eluõppetunde pakub pimedana elamine või kuidas luua enda ümber tugivõrgustikke, et igapäevases elus paremini toime tulla ja nii edasi ja nii edasi. Vaid üks ainus küsimus, kas sa tahad saada terveks, kas sa tahad saada nägijaks. Üks asi, mis meid takistab ka inimestena üksteist aidata ja halastustegusid teha, on see, et me asume kohe lõputuid loenguid pidama ja nõu andma. Ma tean seda omastki käest, et kui sul vahel on tõesti mõni probleem kukil ja on sul raske, ega siis ei ole puudu inimestest, kes tulevad, hakkavad rääkima sulle positiivse külje pealt, tuleb nüüd sellele asjale vaadata. Et tegelikult ikkagi palju hullemini kõik võiks olla ja väga hästi on üldse ja umbes nii nagu selles Monty Pythoni muusikavideos, kus ristilöödud Jeesus koos 10 teiste ristilöödutega laulab, et always look on the bright side of the world. Et vaata alati siis sellele elu helgemale poolele. Ja samamoodi ka siin ei asu samaarlane näppu viibutades rääkima, kuidas kindlasti mees, kes röövlite kätte sattus, peaks teinekord paremini marsruuti ja kohta ja aega valima või kuidas ta üleüldse on ise süüdi selles, et teda niisugused olud on tabanud või mis ta nüüd järgmiseks peaks tegema, vaid ilma sõna lausumata ta aitab. Ja võib-olla üks asi, mida siis ka meie peaksime õppima, on see, et vähem sõnu. Muidugi on olukordi ja suhteid, kus ilma sõnadeta ei saa. Aga ka püha Franciscus olevat öelnud umbes taolise lause, et minge ja kuulutage evangeeliumi ja kui te just kuidagi teistmoodi hakkama ei saa, siis kasutage ka sõnu. Aga et kui on võimalik seda evangeeliumi kuulutada kuidagi ilma sõnadeta, siis eelistatud on alati see variant. Ja nii see, head sõbrad, meie ümber ka on. Inimene, kes on ületöötanud ja väsinud, ei vaja loengut ajajuhtimisest või sellest, kuidas elus asju tasakaalus hoida, vaid ta vajab abi, et keegi tuleks ja aitaks tal mingid asjad ära teha või ütleks talle, et see jätta tegemata või võtaks mingisugused koormad temalt ära. Inimene, kes on sattunud kas lootusetusse olukorda, kes on jäänud haigeks, kelle maailm on kokku varisenud, ei vaja mingisuguseid järjest uusi teooriaid asjade kohta, vaid sageli seda väga lihtsat abi,
mis annab märku, et ta ei ole selles olukorras üksita. Ja nii me jõuamegi selle kolmanda mõtte või osunduse juurde. See on see, mida samaarlane tegi. Kas ta tegi vähe või palju? Me võime selle üle arutleda, me võime seda hinnata, kuidas meie oleksime toiminud. Aga mulle tundub, et vastus on sellest, ta ei teinud ei vähe ega palju. Ta tegi seda, mis tolles olukorras oli vajalik ja võimalik. Ta ei piirdunud lihtsalt mingisuguste lohutussõnade või kallistustega. Sa vaesekene. Ja ta ei võtnud endale ka ülesandeks samaarlase läbipeksnud röövlijõuke üles leida ja vastutusele võtta või kuritegevust Palestiina teedelt välja juurida ning maailm õiglaseks ja heaks paigaks muuta. Ta sidus selle mehe haavad, valas nende peale õli ja veini, tõstis ta oma muula selga, viis võõraste majja, maksis 2 teenorit. Teenar oli umbes töölise päevapalk. Nii et see summa ei olnud pisike, aga ta ei olnud ka üle jõu käiv. Andis need peremehele ja ütles, kanna tema eest hoolt ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan ma sulle tagasi tulles. Ja kui me nüüd selle järel mõtleme Jeesuse sõnadele, et me peaksime minema ja tegema nõnda samuti, siis head sõbrad, on siin muidugi see oht, et meile tunduvad need lood või näited liiga radikaalsed, liiga ülepingutatud. No kui me läheme siit Jaani kirikust peale missat igaüks oma koju, siis vaevalt, et kuigi mine tea, aga siiski ei ole väga suur tõenäosus, et me kõik kohtaksime oma teele poolsurnud ja läbipekstud inimest. Ja kui me ei ole just politsei või kiirabitöötajad, siis võib-olla selliseid olukordi, nagu siin kirjeldatakse, tuleb meil ette ainult mõne korra elus. Aga see ei tähenda seda, et need Jeesuse sõnad, mine ja tee sina nõnda samuti, ei peaks inkarneeruma või tõeks saama meie elus iga päev. Sellele tekstile mõeldes tuli mulle täna hommikul meelde üks kujund mu enda elust. Ja muidugi on neid palju rohkem. Ma ei ole poolsurnuna ega läbipeksnud on tee peal lamanud ega sellises olukorras olnud. Aga mulle tuli meelde üks heeringa võileib, mille mulle aastate eest andis Kristiina Ehin. Ja see oli üks neid päevi minu elus, mis, nagu vahest öeldakse, ei olnud päris minu päev. Mul tuli minna ühte Tartu koju matusevestlust pidama, aga mul olid seal enne mingid kohtumised ja pärast mingid kohtumised ja mu ajagraafik läks nihkesse, ma jäin hiljaks, lisaks oli seal mingisuguseid muid asju, millega mul tuli tegelda. Loomulikult ei olnud ma jõudnud lõunatada, nii et ma siis jäin ühel hilissügisesel päeval sellele matusevestlusele hiljaks. Ja kui ma uksest sisse astusin, siis küsis Kristiina minu käest, et kas sa vist ei ole jõudnud täna süüa, et ma tegin sulle heeringa võileiba. Ja kuidagi on see üks kujund olnud, mis on mulle meelde jäänud, et kuidas on võimalik kaasinimesele läheneda või temaga suhestuda, ehk siis mitte võtta välja võib-olla täiskirjeldatud paberilehed lahkunu eluloo või oma viimaste luuletustega või rääkida, mida kõike ma olen teinud või oodata viisakaid vabandusi hilinemise pärast, vaid asetada ennast selle tulija olukorda. Need võivad teinekord olla väga väikesed asjad, mida me saame teha, kuidas me märkame. Ma olen pannud tähele, et sellest ajast peale, kui minust piiskop sai, on neid asju, mida sa pead endaga kaasas kandma ühe jumalateenistuse jaoks rohkem kui tavalisel jumalateenistusel.
teenistusel. Sul on see mitrapakiga ja sau ühes käes ja siis see suur rõivakott ja mingid raamatud ja sa lähed kuskile kogudusse siis. Kõik hakkavad andma sulle kätt. Vaadates siis, kuidas sa siis need asjad maha pillad siis, et talle kätt andes või kuidas sa siis seal kohendad või hakkama saad. Võib-olla üks inimene 20 ütleb, et kuule, ma võtan midagi siit, et äkki on sul abi vaja. Võib-olla need asjad tulevad kaasa koduse kasvatusega, võib-olla nad tulevad kaasa mingi kaasasündinud empaatiavõimega. Võib-olla nad tulevad kaasa sellega, kui me kogu aeg enam ei torma ja ei kiirusta ja ei mõtle ainult iseendale, vaid meil tõesti on aega panna ennast teise inimese olukorda päris väikestest asjadest alates, et mitu kätt tal siis tegelikult on, kas 2 või 3 või 1. Või sellega, et kui ta on tulnud, siis kas ta on jõudnud ka lõunat süüa ja kohvi juua, enne kui ma ta tarkade ja tähtsate mõtetega ära uputan. Mindki on õpetanud näiteks töö hooldekodudes päris palju seda, et enne kui hakkad palvet pidama või evangeeliumi lugema, siis vaata, et kas on vaja patja kohendada või joogipudel kätte ulatada inimesele. Aga meil kõigil seisavad ees meie igapäevaelus need olukorrad, kus me kas siis teeme seda, mis võimalik, või jätame tegemata. Ja veel kord, enamasti, kui jätame tegemata, siis mitte sellepärast, et me oleksime kalgid, hoolimatud inimesed, et see oleks meie teadlik valik, vaid me lihtsalt ei pane tähele või siis oma loengupidamise ja suure nõuandmisega hakkame nautima oma mõtteid selle asemel, et näha ja teenida kaasinimest. Jeesus aga seab meile eeskujuks just selle mehe, kes ei muutnud maailma selle sõna tavapärases mõttes, kes tegi ühelt poolt midagi täiesti tavalist ja teiselt poolt midagi, mis on võimalik meile kõigile. Ka siis, kui elu ei too täna sinu ette poolsurnuna lamavat läbipekstud meest, siis on keegi, kelle kohvitassi sa võid ära pesta, ilma et ta sinult seda paluks. On keegi, kelle kohvrit sa võid aidata kanda või toidukotti. On keegi, kelle sa võid võib-olla siit Jaani kirikust minnes tema koju viia. Viljandis tähendab see ju ainult 5 või 10 minutit ajakulu. Aga just niisugusteks tegudeks läkitab Jeesus meid, kui ta läkitab meid jumalateenistuse lõpus. Minge ja teenige issandat rõõmuga. Ja lõpuks, kuna ükski jutlus ei saa olla lihtsalt nõuandmine või manitsemine või meeldetuletus, vaid eelkõige ikkagi evangeelium, siis nii ei ole ka see lugu tõstetav välja ühe niisuguse toreda õpetliku loona muust evangeeliumist, vaid neid sõnu räägib meile Jeesus Kristus. Neid räägib meile Jumala poeg, keda kirikuisad on näinud selles halastaja samaarlases loos täiusliku samaarlase võrdkujuna. Me võiksime öelda, et mingil määral räägib siin Kristus meile ka sellest, kuidas Jumal meie eest hoolitseb. Meil võib olla kiire, meil võib olla rutt, meie võime olla pealiskaudsed. Me ei pea kunagi kartma, et Jumal meid ei märka, et temal meie jaoks aega või tähelepanu ei ole, et teised inimesed või suhted või tegemised oleksid talle olemas olulisemad. Ta näeb meid, ta märkab meid, ta hoolib meist. Ja ta mitte ei anna meile lihtsalt nõu, vaid ta tuleb ise, et jagada meie inimlikku valu, muret, viletsust, üksindust.
Seda kõike on Kristus jaganud, kandes oma risti Golgatale ja näidates nõnda solidaarsust kõigi meiega, aga eriti nendega, kelle turjal on koormad, kes on väsinud, kes lamavad maas, kellest minnakse mööda. Kristus on meie peale halastanud ja tänagi, millises punktis me oma eluga ka ei oleks. Võib-olla mõned meist marsivad edasi, selg sirge, pea püsti. Aga võib-olla mõni ka meie hulgast tunneb täna, et tee tema ees on püsti, et ta on otse kui maaslamaja, et ta ei saa ennast ise aidata, et ainus, kellele ta saab oma lootuse panna, on Jumal. Ja see Jumal tuleb ka täna Kristuses meie juurde, et kanda meie eest hoolt, et ravida meie haavad, et kinkida meile armulauas toitu, kosutust ja kinnitust, asetada oma käsi meie õlale ja kanda meid, tulla meiega kaasa meie argisesse ellu, käia koos meiega, sest ta on tõotanud olla iga päev meie juures ajastu otsani. Kiidetud olgu siis tema Isa, Poja ja Püha Vaimu kuningriik ikka ja igavesti.